olukord on nüüd väga huvitav. Ma peaks täna forka peal olema, aga meil töötab ainult üks forka. No siin on 2 forkat päeval, siis noh, me oleme päevavahetuses. Ja ma olen loaderiga siin. Ja ma olen jah siin loaderiga. Põhjus on väga lihtne. Et seal laevad rekkaid, seal on forkat vaja. Ehk siis ma lihtsalt võtan siin neid palja natukene ja viin sinna ette. Sest noh, üks forka läks jälle kanti. Täna teoorias peaks, juttude järgi peaks täna uus forka tulema, aga teades siin seda Austraalia värki, enne kui see töösse läheb 4 päeva aega, enne kui nad seadistavad seda mingid asju. 1 päeva töö teevad tavaliselt mingi nädal aega. Eile Piip terve päev võttis põhimõtteliselt loaderiga. Ma praegu vaatasin, et hommikul oli 3 rekkat oli seal ees, seega üks oli 4 rekkat, ehk siis 3-4 tundi on kindlasti. Ma olen selle loaderiga siin. No jah. Forkad on katkides. Võtame palju niimoodi. Muidugi ei näe ju, päike paistab. Väga hea, päike ka nüüd silma paistab. Selle loaderiga on isegi nagu parem võtta. Sest siin saab rooli keerutada, vaata, siis see kuradi liigub. Aga miks ma selle loaderiga sinna ritta ei saa panna? See on ikka ohtlik. Seal loaderil on nii palju jõudu, vaata. Ja ma arvan, et ma saan lõbult selle asja ümber lükata seal. No teoorias saaks, aga ma ei tea, kas ta üldse nii kõrgele tõstab. Ja ta vist ei tõsta, et ma ei saa viimast rida, ei saa nii võna panna. Mul on ütleme, et mul on teed lihtsam. Mul on teed lihtsam. Rohkem on ootamist. Aga imelik on tööd teha, kui nüüd niimoodi järsku valge on. Sest öösel neid rekkaid ei ole öösel, kes neid palja võtavad. Seega öösel forka saab töötada. Ja tagasi. Ja täna peaks tulema uued forkad. Selles suhtes on hea. Et nüüd, kui see katki on, siis nad tegelevad sellega kiiresti, aga Austraalias on see, et päevatöö tavaliselt tehakse siuke nädalaga. See on siuke hea taks. Kõigepealt nädal aega kooserdad ja siis viimasel päeval teed midagi. Tavataks siin Austraalias on see, et ei ole aeglased on. Keha on erroris küll. Ma ärkasin täna 12 ärkasin ülesse, siis jäin uuesti magama. Siis ma ärkasin kella 4 ülesse ja rohkem und ei tulnud. Öövahetusest päevavahetusse on vist lihtsam minna. Sest sonse annab ikka energiat sulle. Päike annab energiat. See aeg ikka lippab üle kiiresti kogu aeg.
üldse elus ka. Mõtle, ma olen juba 1,5 aastat, varsti saab 2 aastat täis, kui ma siin Austraalias olen olnud. Ikka rippab, jah. Aga tunnen, et olen iga aasta ainult paremaks läinud. Vaat, Forga pealt Lauderi peale. Olen jälle kuridi väike edasiliikumine. Selles on hea, selle kuridi kõrgel oled siin. Näed neid palle natuke paremini. Saab paremini vahele panna. Vaatenurk on suurem. Jah. Ma jälle seemnemees. Ja noh, siin on see, et mulle meeldib siin seemne peal olla. Ja, raulik töö, vahepeal lükkad labidat natukene. Ma teengi see, et no siin pole päris pikalt, pole vist, noh, kuu aega vist pole keegi siin labidat lükanud, mul siuke tunne. Tee siin ääretan puhtaks ja sealt natuke kaevan ja, sest siin on see, et noh, üks esimestest videotest. Siin vaata täitsa nagu tühi on juba. Et siin selle joone peal on need mingid asjad siin vaata. Need kuradi katted. Ehk siis siit on nüüd siit poolt ka võetud. Siit on auk tehtud ja kui see seeme saab seda vett, siis ta läheb süükseks kuradi rohelikult mädanema hakkab juba. Sest noh, elu on sees sellel. Ma siin natuke lükkan labidat. Teen siin puhtaks, et siis oleks nagu hea sisse välja sõita selle loaderiga siin. Joon tuleb juba välja. Ise joonistasin selle joone siia. Väga ilus joon on. Juba kurat hakkab looma see puhtus siin. No. Siit saame. Toho. Väga huvitav kotike see on. No. Kuradi väiksed kärud või? See on siis see koht, kuhu tuuakse see nii-öelda see vasklik, mis seal palli sees on peale kottoni siis. Mul on siin selle sees on ka paskaga, kus ma panen niimoodi, et hea oleks. Ma pole siin käinud, ma ei tea, kuidas siis see korraldus käib. Sellest tehakse nii-öelda komposti siis. Ja siis see on niisugune viljakas muld, aga kus ma selle panen? Oh, ma panen siin. Ei pane siia. Siit pole keegi sõitnud ammu. Vaatan neid traktori jälgi. Ja no selles mul tund pool on aega otsida seda kohta. Üks kopa täis muidugi oleks veel. Aga kui täna ei jõua, homme ka päev.
tegelikult ma ei saa üldse aru, kus ma olen. Kurat, ma ei hakka siit minema, pärast häda on jälle kellega. Kurat, kus te viite oma prügi? See on täitsa muld juba. Tundub, et siia toovad praegult. No panen kuskile. Vaata, täitsa mullaks tõmbab ära teine. Tundub, et siia. No ma panen siia ära ja see on tehtud. Ei olnudki midagi kopa sees. Kleps ei ole või? Холодно, блядь! Pöörama peab. Kõige sitem variant. Sa pead 2 korda paki vahele panema. Sest nauk on olekus. Sest siin ongi see, et no need pallid on need, mis olid eelmised. Ja need on siis pandud siis, no kurat, need on nädal aega tagasi pandud siin vist. Neid rekkeid pole tulnud, mis need palli ära viiks piisavalt. Praegu üks rekka on siin ees. Mehed laavad peale, eks ole, Juuli on tegelikult kõige külmem kuu üldse, mis siin Austraalias on. Täna hommikul tulin tööle, feels like oli 0. Aga küll näed, lund ei ole. Ei ole lund. Feels like 0-ga vist juba võiks tulla lumi maha ja või või. Küsisin seal seest, et protsentuaalselt, kui palju saab see tehas raha on ja palju saab farmer. Siin mulle öeldi, et tehas saab rohkem. Selle eelmise manageri käest küsisin, kus ma seal kasvatasin seda sottonit. Tema ütles, et farm saab rohkem. Saasi aru, aga igatahes ühe palli tootmine umbes täpselt on $38. Nii-öelda kulu siis sellele tehasele. $38, ehk siis see on, ütleme 20, mingi 22 euri. 22 eurot on ühe palli tootmine. Üks pall maksab, mis ta praegu on mingi $600 vist. Sest ma mäletan kunagi, ma rääkisin sellest, et kui ma sealt farmisele arvutasin, et palju farm raha saab, siis seal öeldi nagu see daily hind, aga siin tegelikult, kui nad seda arvutavad, siis nad arvutavad juba selle nii-öelda hektari pealt nii-öelda siis farm, arvutavad juba selle palli, nagu selle lõpp-produkti. Mina arvutasin selle järgi, et selle ümmarguse palli, aga ümmargusest pallist saad 4,5
seda kuubikut. Ehk siis 1300 hektarit, 1350 hektarit oli seal. Vist oli 15,5 kuubikut hektari peale. Sealt farmist eelmine aasta, no see, mis me kasvatasime, saab 21 000 kuubikut tuleb sealt farmist. Ja selle korrutame siis, panem 500. See farm, kus mina töötasin, eks olen, 10,5 milli. Aga noh, sealt lähevad kõik need asjad maha, aga 10,5 milli sai nii-öelda 10,5 milli sai siis nii-öelda see farm umbes täpselt, kus me eelmine aasta nii-öelda kasvatasime. Noh, sinu talvel, minu suvel 10,5 milli. Ja see mõttes on üks farm. Siin neid farme on siin kõrjaguni. Mina taha ei vaata. Tegelikult ikka läheb aega enne, kui need selle maalapi nii-öelda tagasi saad. Ma mäletan, see oli $350 miljonit. Oli see terve maalapp seal. See oli $350 miljonit, jah. See, kus me kotoni kasutasime. Siuke number on peas. Midagi taolist oli see maalapp. Noh, see veesüsteemid kõik need, 350 miljonit. 7 miljonit saad sealt, noh muidugi nad kasvatavad seda vilja ka. No ütleme, 10 miljonit. Sealt läheb ikka paar milli läheb nende traktorite ja kõikide asjade peale, noh kui sul on traktorid olemas, ütleme kasum, paneme jämedalt 5 miljonit. 350 miljonit, see ikka läheb natuke ikka aega enne, kui sa selle raha tagasi teenid ja jõle pikas läheb aega. Et alustada Sottoni farmimist, ega kuradi rahakott ikka peaks olema päris suur siis. Suhteliselt põhjatu tasku peaks olema. See AFF saab siis billions. Jõle vähe küsimusi on tulnud järsku. Tahad teada midagi või? Ülikooli kraadi ei plaani teha, kui Eestisse tagasi jõuad. Ei. Ma olen läinud elus 2 korda ülikooli. Esimene kord läksin siis, kohe peale gümnaasiumit, sest siis on see ühiskonna surve. Sa oled nüüd gümnaasiumi läbinud. Ja nüüd oleks loogiline samm siis nii-öelda ülikooli minna. Ei tulnud midagi välja sellest. 3 kuud olin, 4 kuud. Järgmine aasta läksin ka ülikooli. Ei tulnud ka midagi välja, sest ma ei suuda istuda ühe koha peal. Ma ennast ei suuda. Ma ei ole üldse ükki inimene. Mina õpin niimoodi, kui mul käed käivad. Kui ma teen midagi, niimoodi mina õpin. Mina ei suuda ühe koha peal nagu koolipingis eriti istuda ja kuulata kedagi. Kui see on huvitav, absoluutselt, aga see peaks olla mingi koolituse raames siis nii-öelda. Kui mul oleks mingit paberit vaja, eks ma läheks. Aga nii, kuidas mina enda elu praegult olen seadnud, siis mul ei ole vaja seda ülikooli kraadi. Mul on vaja kätega midagi teha. Mul on vaja ennast liigutada kogu aeg. Kõrvalt võib teha mingeid asju, nagu ma eelmises videos rääksin, see kõik see investeerimine, kõik see. Kõrvalt võib teha neid asju. Aga nüüd, et näiteks seal, kus need pallid sisse lähevad, seal on üks vend, kes on programmeerija ka. Ta ütles, et
tema tahaks istuda laua taga ja ka programmeerida. Ma läheks hulluks. Ja siis ma ütlesin talle, et mulle räägid meeldis varmis olla, ta ütles, et tema ei saa aru. Inimesed ongi erinevad. Mina kohe kindlasti ei suuda kuskil istuda. See on siuke fuudad. See õiguridi tumme. See on siuke maksimaalne istumise töö, mida ma teha saan. Ma pean ikkagi midagi tegema. Kuigi ma istun, aga ma pean midagi tegema. Ma ei mäleta, kes, kus. Keegi mida just teed selle Sotonis ei tehta ainult riideid. Igas pudi-padi veel. Jah, tehakse. Aga Austraalia Soton on väga kvaliteetne Soton. Ja kvaliteetsest Sotonist tehakse riideid. Et sellepärast ongi see Austraalia Soton nii hinnas, et see on hästi kvaliteetne. Niit on tugev ja värv on hea. Valge. Mitte... Aga oota, ma rääkisin sellest, et 10 miljonit saab seda farm. Aga seemned maksavad ka ju midagi. Aga seda ma küll ei tea palju ühest pallist seemned saab. Ikka saab. Kobi. Okei. Väga hea uued pallid tulevad. Ma küsin. Anta vahele. Nagu autod pargikse. Enne mul oli AFF-ene. Nüüd on mingi sitkotoniga sees. Ja see tähendab seda, et no miks sitkottam kauem tuleb? Põhjus väga lihtne. Siin on nagu ma nüüd järgmõrdsel sees olen, siis ma saan sulle näidata seda. Aga siin põhimõtteliselt tehases on see, et esimene suur puhastus on see, et kus need suuremad need lehed tulevad välja. See põmm-põmm. Siis ta jõuab sinna, kus võetakse seemned seest ära. Ja siis tal läheb ühte sinna, kutsutakse siin sükkseks asjaks nagu lint cleaner. See on see, mis teeb selle viimase puhastuse ja teeb selle kottoni nagu puhtaks ka. See sitt, Soton, see läheb 2 masinast läbi. AFF läheb 1 masinast. Ehk siis põhimõtteliselt ongi see, et see, et ta sealt masinast läbi läheb, on siis ongi 20 sekundit. Et neid seal AFF-i omad lähevad ainult 1. Miks? Sest AFF-i on puhtam. See lintliine teeb selle Sotoni hästi mitmeks tüüpiks. Ma põhimõtteliselt purustab, nagu ma arvan, et ta purustab selle ära. Ja ka seal tulebki see Sotoni nagu kadu ka siis suurem, et kui ta käib sealt läbi. Tead 2 masinast. Kui ta 1 käib, siis ei ole hullu midagi. Aga kui ta 2 käib, siis on nagu jama. Last AFF. Nii, kurat. Mul silma nägemine ei ole kiita. Siis ma teen niimoodi, vaata. Telefoni kaamera, zoomid, 5308, 4262. Mul on siin see täpselt see Max Verstappeni kurv, eks ole. Siin on mul ühed raiped on need. Ma ei saanud kohe siia panna, mul vaja siia kuradi ette nüüd panna. Noh. On mingi häda või? No nüüd on kuradi... Vaata, nüüd on
täpselt see. Nüüd on kuradi hea, tuleb siit. Trajektoor on täpselt see siit. Kurat, täna on hullumaja. Seemned, moodulid. Lauder on siin. Laura, kurat. Praegu panebki Laura vaja selle operiga vaja need rekke täna on täis. Tegelikult mul peaks vaba päev täna olema. Eile manager küsis, et kuule, saad tulla või? No ma saan aru ka, miks tal oli vaja. Seda tööd siis teeks, kui mind siin ei oleks, eks ole. Kõiges on süüdi Piip raisk. Piip ja Sandra puhkavad praegu. Läksid Sydneysse. Nemad on süüdi. Mina pean siin vabal päeval tööle tulema. No ma ei tea tegelikult. Kui ma oleks öelnud, et ei tule, siis oleks nii olnud. Kõik. Thanks, mate. All good, mate. How's it going, mate? Sinu asi on või? Ja nii järgmisele objektile. Tee mingi kõrdi. Järgmine mooduli rükka. Ja väga palju on, tööd on. Kurdi täna oli, feels like oli -1,5 vist oli või? Austraalias, -kraadid. Kurat, mul on üks siin, Laura täidab teist seal. Laura ütles minu arust sellele rekkavennale praegu, et mine natuke edasi. Aga see rekkamees räägib teise rekkamehega juttu, nii et ma ei teagi neid. Jääbki sinna. Can I go a bit forward? Nüüd läks rekkamees pulsi tagasi. Põhimõtteliselt siis hopperiga paned 2 käru täis ja sellega loaderiga teed 1 käru samal ajal. Aga loaderiga nii või naa tegema, ma ei tea, kas mina on kiire või Laura on aeglane. Aga ma arvan, et häidan praegu selle vana peal ka. Mis komm see on? Teekonna komm, Kus ma selle sain? Ei tea, varsti võib-olla saad teada. See ongi kõrdi haige. Hommikul ärkad üles, eks ole, ne? Sul on -kraadid. Ja nüüd, nii kella 10-11 on sul mingi 17 kraadi. Normaalne või? Laura nii kõrdi ilusti ei ole väga et panna, ma panen looderiga edasi. Ma pean ütlema talle, et ta nii ilusti ei ole väga panna. Tunde järgi selle väikse operiga nii pask panna. Kui sa rutad, kuhu poolki on? Ja saab. No, sinna saab normaalselt juurde panna veel.
7. rekka täna. Ei 6. Ei 7. 7. Kell on 12. Juppatun. Need 2 treilerit, ta ütles, temal on peal umbes 45-50 tonni. Kui on see 3 rekkat, või 3 käru, siis on umbes 70. Ma mõtlen, ma arvutan siis, et keskmiselt tõks. Siis ei ole midagi. Põhimõtteliselt 30 ütleme 30 rekkat. Täna 7, eile oli ka mingi. Aga siis liiga palju seemneid vist ei tule enam. Sest 1600 pidi välja minema. Siis on umbes täpselt tehtud rekkatega. Mooduleid, mis oli 700 või? Mooduleid ja rekkad on 30. Ma ei tea. Korraks sain hinge tõmmata. Kurat, tööl peab tööd tegema nüüd järsku või? See mulle meeldi. Siukest päeva pole nagu olnudki. Et kurat, kiire oleks. Kõik on neid rekkeid, jah? Õnneks Maljanka ja reka. No worries. Get some left for me, Laura. Thank you, mate. Kus oled? Algud läks. Võtame üle kuskile. Selles suhtes on märus. Vaata, vahepeal ütlen, et pole kottigi teha siin. Ja täna on siuke päev, on. Niimoodi on normaalne. Oleks iga päev selline, et tegelikult oleks ka normaalne. Päev läheb kiiresti. Mis sa teed siin? Istud lauderis. Täna töö käib nagu laeva kõigis. Peremees tuli ka andis mulle korraks pausi. 2 rekat siin, 2 rekat on meil väljas, ootab. Tuleb veel vist, ma arvan. Vist on 17 rekat kokku. Ja 1 rekka laadimine võtab praegult, no kui seda teha siin, hopper ja küllab kiiresti. Siis teeb 2 tükki korraga. Aga kui ainult loaderiga, siis on umbes 45 minutit on 1 rekka, sest nii kaugelt peab tooma seda. Putka siin, see on pool täis. Poole pealt peab 45 minutit. Fuuljaid. 2 tundi tagasi oli hopper tühi. Ja ma räägin kaameraga. Ega ma sinuga kogu aeg ei räägi. Me saamegi praegu arvestada, et 2 tundi tagasi oli see tühi, et kui palju tuleb 2 tunniga. Ühte siia kärru mahub, ma arvan, 24 tonni, 20. Kui niimoodi panna, siis ma arvan, umbes 20 tonni. No hästi. Võib-olla liialt palju läks. No pohhui, pane ära. Võib-olla. Hirmus. Fuuljaid. Ja võid täitsa lahti teha, jah. Tühi on juba. Jah, täitsa tühi on. No iga 2 tunni tagant on iga 2 tunni tagant on 1 rekka. Täna on siis olnud
ära on rohkem juurde ei tule, 19 rekkat. 19. Nüüd nagu jälle kurat Max Verstappen võtab siin sisekurvi, väliskurvi. Pea käib paremale vasakule siin kogu aeg. Max Verstappen! Praegu 3 rekkat ootavad. Ma arvan, see üks rekka on 2 tundi juba oodanud, ta ootab veel 2 tundi, 4 tundi üks ootab üks enda. Ise oled loll, et nii hilja tulid või? Pead kohe tulema. Vaat.